Obla. Hei. Mis te teete siin? Mis te teete? What's up world? Mina olen siin. Teen praegu videot. Nagu te aru saite. Ma vähemalt loodan. Igatahes täna ma teen siis sellise video 10. See on 5. 10 fakti minu kohta, mida te ei teadnud enne selle video vaatamist. Hakkame ka algusest. Kas ma näitasin terve hinnaga? Igatahes, kui te tähele panite, siis näed, mul on siit katki. Kitarrimängud, you know. Igatahes, esimeseks faktiks, mul ei ole mitte kunagi mitte ühtegi luu murdunud ega mõra ega mitte midagi. Paljud imestavad selle peale, kuigi ma isegi ei tea miks. See on jumal normaalne, mul ei ole olnud ju. Vist. Teine. Enne, kui mul valiti nimi Gregor, taheti minu jaoks panna, see oli Rasmus vist. Jah. Enne taheti panna mu nimeks Rasmus. Rasmus Lillemets. That's me, you know. Kolmandaks, ma olin lasteaias 1 aasta kauem kui kõik teised. See tähendab, et ma olin 1 aasta kauem lasteaias. Seda see tähendabki. Järgmiseks, enne kogu YouTube'i värki ma tohutult kartsin kaameraid ja kõiki. Mul ei meeldi mitte kunagi pildistamas käia, ma ei pildista mitte kunagi, ma ei olnud kuskil videotes, mitte kuskil. Kartsin üle autoteede minna, ma kartsin kõike lihtsalt. Ja siis ma ühel päeval võtsin see kaamera kätte ja filmisin. Ja nüüd ma filmin ka ennast. Mis mul tegelikult ei meeldi. Ei meeldinud. Mis numbri juures ma olin? 5. Vist küll. Järgmiseks. Kõik kardavad surma, see on loogiline, aga minu üks suurimatest hirmudest siis on üksildus. Kardan jääda lõpuni Kardan jääda täiesti üksikuks. Niimoodi, et jah, ühtegi sõpra ei ole, ühtegi kallimit ei ole, kedagi ei ole. Ja praegu ma tüürin täie vasaga sinna suunas. Järgmiseks. Paljud on öelnud mulle, et mu soeng praegu peda. Ja paljud on öelnud mulle, et ma olen tohutu suur unistaja. Nagu minu unistus on seatud nagu tohutult kõrgele. Kuigi nagu iseasi see, kas ma kunagi jõuan sinna või mitte. Aga ei, no, nagu näha, siis ma teen kõike selleks, et sinna jõuda. Räägin kõike. Kõigest. Elu ei ole. Järgmiseks. Ma pole mitte kunagi lennukiga varem lennanud. Nagu mul võib-olla tuleb nüüd kevadel siin võimalus reisile minna, aga nagu ma pole mitte kunagi varem lennukiga lennanud. Pidin see suvi minema. Eelmine suviga, aga kõik korrad on ära jäänud. Nüüd loodame, et ma nüüd siis siin kevade lõpupoole, suve alguse poole saan. See oleks ülikõva. Saan ka selle kogemuse kätte. Pidi lahe olema. Järgmiseks minu vaieldamatult lemmik toit oli kunagi, praegu ma isegi ei tea, kas see on või mitte, olid pannkoogid. Need on iga nädalavahetus meie peres hommikuti. Ja kunagi ma suutsin süüa mingi 5-6 pannkooki lihtsalt järjest ära, kui ma väiksem olin. Ja nüüd suuremana ma suudan mingi 2-3 heal juhul ära süüa. Mul pole õrna mis number see on, kas see on mingi 8. Ma ei tea. Igatahes nii järgmiseks siis minu üks vaieldamatult parimaid filmi, mida näinud üldse olen vist. Ühesõnaga minu lemmikfilm, midagi sükest, see on Chappie. Nagu ma olen seda mingi 4 korda vaadanud, iga kord ma olen nutma hakanud selle filmi all lihtsalt. See on nagu mingi nii. Kõigi vaatan seda kogu aeg. Parim film, mida ma näinud olen. Ja see peaks nüüd vist viimane olema või? Ehk siis nagu see 10. Korrutage see 2-ga, siis on 10. Tüüpiline mina olen see, mohverdan iseenda heaolu, teiste heaolu nimel. Ehk minul on probleem, kellegi teisel on probleem, siis mina surun enda oma alla ja ma aitan kedagi teist. See on nii tüüpiline.
ja siis tänu sellele ongi mul nagu mingi väga palju raskeid hetki ja värki, aga nagu teiseni aidata. Palju on filmi 19 minutit, oh my god. Ei oota, 7, never mind. Aga jah, see vist see praegu oligi siis. See käis kuidagi jube siva, mul pole mitte kunagi ükski video nii siva käinud. Aga tänud vaatasite ja suured tänud ikka veel siin kanalil olete, sest nagu ma pole midagi ülikoobul üles pannud, ma ei ole mitte midagi teinud. Ja mul on vist mingi 3300 subscriberit vist. Facebookis tehti siuke grupp Eesti YouTuberid või Eesti-YouTuber, ma ei mäleta, mis see nimi oli vist. Vahepeal mingi eestlast YouTuberid olid, ma panen selle lingi siin alla, minge vaadake seda, pange like ja sinna lehel saab arvatavasti see video ka. Ja kui teid lihtsalt nagu huvitab, millal keegi Eestis mingi video üles paneb või kes mida kuskil teeb, siis mingegi vajutage sinna meeldib, jälgige seda lehte ja sinna panevad Eesti suuremad YouTuberid panevad enda videod üles ja saate otse sealt vaadata, ilma et peaks kuskil midagi otsima hakkama. Hea, mugav, lihtne, mõnus. Pange like sellele, kindla peale. Ühesõnaga, suured tänud teile kõigile, kes te seal olete ja regulaarselt jälgite mind ja likeite ja kommenteerite ja see on nagu kõva sõnane. Igatahes jah, suured tänud vaatamast ja näeme juba järgmises. Olge nii kaua muhedad ja nautige elu täiel rinnal ja pidage alati meeles. Siin on siin maailmas ainult üks ja mitte keegi ei suuda sind asendada. Naudi oma elu. Bye!